Pikad sammud. Esimene peatükk. Heinrich käis toas edasi tagasi ja ootas. Kella taskust võttes nägi ta, et määratud silmapilk alles poole tunni pärast kätte jõuab, kuid ta ootas siiski. Pärast lõunat katsus ta pisut magada, aga ei saanud, ehk ta muidu küll seda nii hea meelega tegi. Akna alla seisma jäädes vaatas ta hoovi. Seal oli juba videvik ja peenikest vihma krabises vastu ruute. Hoov oli tühi ja vaikne. Ainult aeg-ajalt tuli mõni must kogu kusagilt tumedast korteriuksest ja kadus väravate taha või tuli sealt ja lipsas kuhugi pimedasse urkasse, kus krääksus uks. Videvik tihenes ja salapäraseks muutusid paari kidura puuähmased jooned teisel pool hoovi nurgas. Kogu hoov ise ja temas liikuvad kogud, rabisev vihm, hoolitised tuulepuhangud, akendest vilkuvad tuled ja hääled, mis oma tähenduses jäid seletamatuks. Salapärasus aina kasvatas ootusvimma, et ta ometi juba ei tule. Äkki kostsid alt koridoris sammud. Tema värises Heinrichil rinnas. Sammud tulid mööda treppi üles. Liiga julged ja tugevad olid nad oodatava kohta. Kopp, kopp, kopp. Kes seal on? Hüüdis Heinrich, ehk ta küll juba koputamisest koputaja tundis. Tee lahti, mina ise. Võtaks sind saatan. Mis sa jälle otsid siit? Eile oli sinu päev, miks sa siis ei tulnud? Ei saanud. Täna ei saa mina, mul on võõrad. Võõrad? Sinul võõrad? Naiste või meeste rahvad? See pole sinu asi. Tee lahti, mul on uudist. Heinrich astus ukse juurde ja keeras selle lukust lahti. Aga et sa silmapilk oma kondid koristad, ütles ta sisseastujale. Tere kõigepealt. Siin on mu käsi. Katsu kui soe. Ja küll. Aga mida sa tahad? Kus su võõrad on? Ma ei tea, ootan neid. Oh nii. Aga mina tahtsin sind jalutama kutsuda. Pagana halb ilm. Vilu ja sajab. Tänavad porised ja libedad. Sul on jälle vintske tuju. Tead, siit maalt. Otto tõmbas nende sõnade juures sõrmega üle kõrri. Kas sul vast pole midagi mulle lugeda anda? Sample complete. Ready to continue?